Tere, head inimesed! Täna on üks sedamoodi saade, kus mees on õige, rattad on õiged, aga kõik muu ei vasta eelnevalt kogetud kontseptsioonile. Nii ta on. Räägi, mis on muutunud? Muutunud on see, et rattatüüp on muutunud siis nii-öelda. Kui ennem olid tänavarattad, millega ma 5 aastat tegelesin, siis nüüd on tiba uus valdkond ja on nii-öelda Honda off-road sõidukid. Ehk siis krossirattad, enduro-rattad, ATV-d, trialirattad ja siis kõik nendega seonduv. Kus kohas me oleme? Oleme Luige baasis, Luige keskuses Viljandi maantee ääres, kui nüüd linnast hakata välja sõitma. Ja tee ääres on kõik viidad olemas. Maja on selgelt Honda logo järgi ära tuntav, et kõik on oodatud. Millest selline muutus? No eks ikka, iga asi ammendab ennast kunagi ja uued väljakutsed on alati huvitavad. Ja samas jälle Honda oli siuke asi, millega juba pikalt kokku puutunud ja nii-öelda kindel selles asjas ja teadmised olemas, et miks mitte. Selles Kätveesi salongis ei olnud tegelikult krossiratastel ju väga suurt väljapanekut. Ma ei mäleta, kas seal üldse ei olnud üldse väljapanekut krossiratastel, et seal olid enduro-rattad küll nii-öelda tänava enduro omad, mis on meil ka siin olemas, CRF 250L ja M, mis on siis nagu supermoto. Aga päris siukest puhast krossi või enduro-ratast, nagu on CRF-i R ja X-seeria ja ka siis supermoto variandid nendest, neid seal ei olnud. Ometi neid ju keegi müüs ja kuidas moodi sina nüüd oled saanud? Jah, nende müüja oli ennem täitsa olemas, aga nende aeg sai otsa ja siis oli meie kord üle võtta see ettevõtmine, et ka nii-öelda siuke krossi ja enduro-sõber ikka oleks koht, kuhu tulla ratast osta, varustust, varuosi, hooldada ja nii edasi. Ehk siis põhimõtteliselt on siin Luigel tegemist nüüd siis Honda krossi mootorratta ja ütleme sellise sportlikuma võsasõidu mootorratta ja tehnika esindus. Ütleme siis siuke Honda off-road salong on siin. Et selle juurde käivad ka kõik ATV-d, millega samamoodi saab metsa müttama minna või ka tööd teha ja nii edasi. Räägime natukene kaubamärkidest ka. Mootorrataste ja ATV-de puhul on selge tegemist on Hondaga. Millise varustuse saab inimene endale siit osta? Varustuse siis off-roadi poole varustusest on meil müügil eksklusiivsed Fox Honda riided siis krossimehele ja lisaks krossimehele ka siis Alpine Stari, KRN varustust, Honda vabaaja varustust, põhimõtteliselt ka Jokot ja ütleme kõike, mida saab Allride'i kaubavalikust ja eks saab tellida kõike, et see on igaühe soovil. Üritame kõik soovid ära lahendada. Lisaks siis toome maale ka 6D kiivreid, krossisõidukiivreid, mis on siis enda ehituse poolest väheke erilisemad, nad on väga turvalised oma ehituse poolest, et seda infot saab meilt kodulehelt või meie salongist siis vaadata ja proovida neid kiivreid. Kuidas moodi hooldusega, kuidas moodi varuosadega on? Varuosad on saadaval A-osad kõik nii off-road Hondadele kui ka tänavasõidu Hondadele, selles suhtes, et kõikidele mootorratastele saab varuosi. Hooldame samamoodi kõiki Honda rattaid ja ka teisi marke ja B-varuosadest on ka nii-öelda enamus brändid saada ja lisaks siis ka erinevat tuuning-varustust ratastele, ATV-dele. See salong näeb igavesti puhas ja ilus välja, siin selgelt keegi ütleme õlivahetust ja niisugust krossimootorratta hooldust ei tee. Kas teil siin kuskil kõrval on selle koht olemas? Selle jaoks on meil siin koha peal ka olemas paar boksi edasi täiesti korralik töökoda, kus saame siis kõiki rattaid hooldada, remontida, ehitada vastavalt kliendi soovile. Räägime natukene ajaloost ka, mis ajast see pood siin üldse on, mis on plaanis, kas on kõik valmis ja äkki on mingisuguseid ägedaid uudiseid? Kõiki on uudiseid, samas ei ole ta valmis. Avasime salongi siis põhimõtteliselt 1. septembril, nagu ikka algab aasta uus, septembrikuus. Ja ametlik avamine oli küll oktoobris, aga juba kõik Honda sõbrad oma osi ja rattaid said ka septembris osta. Eks plaanid tulevikuks, näis mis tulevik toob, et plaanid peavad olema, plaanid peavad suured olema. Ja uudistest võib-olla on seda, et nüüd selle aasta lõpust on saadaval ka kõik Honda R ja X rattad siis tänava legaalsetena, ehk need saab numbrisse ja sa ei pea enam käru peal seda tassima kuhugile raja äärde, vaid saad rahalikult kohale sõita, metsa alla minna endurot sõitma, mis iganes keegi soovib. Et nad on täiesti Euroopa tüübi kinnitusele vastavad ja ilma mingi probleemita saame need teil registrisse panna, kui saate ise panna. Lisaks siis on kohal Eestis esmakordselt ka Honda trialirattad, mida oli küll varem võimalust tellida, aga koha peal näha ja näppida ei saanud. Et need on meil samamoodi olemas.
ja nende ratastega on sama lugu, et nii kummaline kui see ei tundu, on neidki võimalik saada tänavalegaalsetena, ehk saate kodus pilli käima lüüa, sõita kuhugile oma kivihunniku juurde ja seal hüpelda natuke aega ja koju tagasi minna. Jällegi ilma suurema sekelduseta, et käru peale tassida ja nii edasi vaja. No see on pood nagu pood ikka, see on kindlasti mingitest kellaaegadest mingite kellaaegadeni lahti, et millal tasub tulla ja kuidas on nädalavahetustega? Tulla tasub tööpäeviti 10-7 ja laupäeval 10-2. Et sellisel ajal on hetkel meil nii pood kui siis ka töökoda avatud. Jõuluajal siin on jah, jõulugraafik, siis seda tasub kodulehelt vaadata, et siin mõned päevad oleme kinni, eks. Offroadi mees tahab ka puhata, jõulupõrsast süüa, et aga uuest aastast läheb jälle sama graafikuga edasi lahti see töö siin. Kui sa juba kodulehest rääkisid, siis ütle, kus see koduleht on? Koduleht on internetis ja aadressil www.hrc.ee. Aha, ja üks küsimus veel. Meie eelmisest või eelnenud vestlusest jäi kõlama seda, et teil on siin ka paar rendiratast, mida saab inimene tulla proovima enne, kui ta üldse endale mootorratta koju ostab. Pakkuda on meil siis Enduro rattaks ehitatud CRF 250R ja 450R. Need on nüüd sellised endurod, mis on mõeldud siis puhtalt metsa jaoks, et neid peab käruga tirima. Aga saab ikastki ära proovida, kas see asi meeldib või kui kellelgi ei ole vastavat tüüpi ratast, aga tahaks minna sõpradega, kolleegidega sõitma, siis see rendivõimalus on meil täitsa olemas. Et renditingimused on, kuidas ütleme, personaalsed iga sõiduoskustele ja võimalustele vastavad seal, aga kõigil on võimalus seda rentida. Noh, iseenesest on võimalik otse siit läbi metsa kohe ka männikule kütta, nii et... Peaaegu, et jah, natukene paarkümmend sekundit hirmu kuskil tee ääres ja saadki männikule ära keerata põhimõtteliselt just. No vot, ja siit tõmbamegi joone alla. Tulge vaadake, mida Allan teeb, tulge vaadake, mida Allan müüb ja palju edu teile edaspidiseks. Täname. Näeme jälle. Olete oodatud kõik. Nägemist.